Mida vittu, me räägime eesti keeles ju. Mis värk on? Mis värk sellega on täpselt, hea küsimus. Raske vastata. No selles suhtes, et bread and butter, kindla peale minek on selle asja nimi. Meil on kindlad plaanid, mida me oleme varasemalt teostanud ja miks üldse alieneitida meie kalleid, armsaid tupsununnukesi, kännukukekesi. Meie väiksed tibud on need. Kännutibud. Ja. Nad on kas pakud või tibud. Võib-olla on naiskuulajad on tibud, meeskuulajad on pakud. Mis sa sellest arvad? Ma ei tea, mina arvad, see on päris seksistlik naisi tibudeks kutsuda, aga no kas me oleme midagi enamat siis või? See on nagu on brand. Okei, I see that. Ei, igaüks võib olla, kes tahab, aga selles mõttes ole sa pakk või ole sa tibu, it's up to you. Me ei pea sugu sinna taha panema, ma olen täiesti nõus. Mis täna sai? Minu arvates täna oli siuke äbi podcast oli. Täna oli jah, see on siuke moment, kus sa istud seal direktori kabinetis, sul on käed niimoodi põlvede peal, natuke piinlik on olla ja nüüd sa pead seletama, et miks sa sittusid sinna urinaali, vaata. Ja varsti helistatakse vanematele ja nüüd sa mõtled peas, kuidas ma selle ära seletan, hakkan ma valetama või mis värk on, nii et selles mõttes tagasihoidlik, saime teha väikse pornosegmendi, saime rääkida sotsmeediast, mida kasutatakse natuke nagu uue aasta lubadustest, aga mitte nii palju kui eelmine aasta, me ei hakka siit lubama, ärme nüüd suurt juttu tee. Meil sai tehtud, me sai palju hästi, meil sai väike jalgrattasõit. Üks meist ei oska jalgrattaga sõita ja te ei arva iial ära. Te ei arva iial ära, te peate lõpuni kuulama, et aru saada. Ja. Nii häbi, ma ei ole midagi. Ei ole midagi öelda. Ei selles mõttes ikkagi on bränd, et üks nali tuli ära ja ütlen juba ette ära, see tuleb kõige lõpus. Kas sa kaina spoilid terve pointi ära, aga tegin nalja, ei ole kõige lõpus. Nali oli ma praegu ära! Nüüd ei ole mõtet isegi kuulata. Okei, see on special, siin on kaks nalja. Võib-olla valetan, võib-olla on 3, mine tea. Ja ütle midagi ilusat veel, Kiur, enne kui meie järgmine jutt tuleb sisse. Ruttu, sa hakkab feidima. Okei, kuradi suvest paar uut sõpraid on ju, sellest Vembuka tripist ja nemad on nooremad, vaata. Nad on, mis see on see kuradi 17 või midagi sellist. Ma ei tea, nad on kuidagi sellises Snapchati selles eas, kus on nagu striid on tähtsad justkui. Või ma ei tea, nad ikka nad isegi kui sa ei snapi iga päevaselt või ei räägi, siis ikka saadetakse neid tühje kuradi laepilte. Ja ma tean, et Oskar kuulab seda. Ja ma panen Oskari sulle tule perse alla, sest et milleks on mul vaja sul laepilte? Miks sa saadad mulle pilte, kuidas kuradi su väiksed roosad põssavarbad on teki alt väljas ja saadad mulle sellest pilt? Milleks on mul vaja näha seda? On ju? Beebi, näita oma põssasi. Näita, kus see põssa läks beebina. I love that. Aga okei. Mõtleme, aga mis on Oskari mõttemaailm? Kust tema tuleb? Minu arvates tema tuleb lihtsalt sellest armsast pilgust, et mina tahan näidata, ma ei tea, kas nüüd võib-olla varbafetiš või ma ei tea, mis see võib olla, aga mina tahan näidata, kuidas praegu olu on. Nagu see on mingi piir, kas sa piirriili kasutad? Ei, ma ei ole sellega veel kaasa läinud. Ma ka ei ole, jah. No siis on võib-olla vale teema, millest rääkida, aga ma saan aru, et tolle main purpose ongi see, et siis on erinevast päevast näitnud mingisugust hetke. No, kui see on üks ja sama lagi, Oskar, ma ei tea, natuke raske sind kaitsta, aga kui iga kord on erinev varvastura, see oleks midagi ägeda. Mõtle, kui sa joonistad midagi varva peale, lihtsalt natukene lisa midagi. Nagu pinguta midagi, on ju.
sest et mida Oskar teeb, ta ei pane isegi sinna good morning või hea tööd, vaata. Ta saadab mulle lihtsalt pildi mingi tühjast toast, vaata. No, kalla. Nagu kes ma sulle olen, vaata. Et ära saada mitte midagi või pane veits pingutust, vaata. Pane mingi tekstike. Kukkusin täna jää peal. Põssad on katki, ei saa pilti saata, sorry. Noh. Ja ma ei vasta neile, aga mul on hea meel, et sa saadad, sa oled olemas, sa oled mul meeles, nii või naa oleks meeles, aga no türa, ma ei taha seda valget lage näha, no. See väike põrsas läks emosse. See tuleb nagu minu varbalugu. On küll, absoluutselt. Vanadele kuulajatele. Oi, no sul sõpradele on puid pantud, on sul veel mingisugused tarku asja, millele öelda, võib-olla kedagi veel solvata? Ei no siin bännidest räägiti, ma tegin vahepeal oma Snapchatis sellise fucking puhastuse, sest et mul käis närvi nagu, no okei, ma saan aru, Snapchat, vaata, ta kõik asjad, mis ta sulle Explore'i viskab, on selle järgi, mille peale sa ise oled klikkinud. Nii, noh, ja kõik olid kurat tissid ja pepud. Kõik asjad, isegi kui me räägime mingi Ukraina sõda, vaata, mingi siuke uudis tuleb ja tal on vaja lihtsalt peitida mind sellega, et kuradi seal on mingi sõjaväepihv, kellel on mingi kuradi suured melonid lihtsalt ja lihtsalt Kiievit popitati ja siin on suure dissiga kuradi ühe dissiga fucking naise pilt. Bro. Tšernobõlit pommid. Nii et oi plää, ma pool tundi ma lihtsalt haidisin seda contenti, nii mu Snapchat on puhas, aitäh teile. Uus aasta läheb juba hästi. Mis uue aasta mingisugused soovid, lubadused on? Oi, ma olen veel kahe vahel, kas vähem või rohkem pornot näiteks. Selles suhtes, et segmendi jaoks oleks see kohutavalt halb, kui ma lõpetaks pornograafia vaatamise ära, eks ju. Ma muretsen kuulajate pärast, see on mul nagu number 1 mure. Eks ju. Aga no ma ei tea, no see NoFap asi ma ei ole kunagi väga kindel ka. Kindlasti võib-olla inimesed, kelles Andre Teediga ennast seostavad, võib-olla nendest natukene eemalduda. Võib-olla see oleks siuke see on jumala hea, I like that. Tark tegu, ma ei tea, no tead, aga raske on, ma olen arutlenud pikalt selle teemaga inimeste, igasuguste inimestega ausalt öeldes isegi ja ei ole nagu õiget vastust, sest ma tunnen, et ega need on ka inimesed, no see on näiteks see, et kui sul ma ei tea, USA näitel on kindlasti, et keegi on mingisugune QAnon supporter perest hakkab sul mingisugust täiesti kuradi lambist paska suust ajama, et ma ei tea, et Biden joob laste verd või midagi sellist. Et siis sa nagu ikkagi, see on inimene su elus, tahad, et ta nagu päris ära ka ei läheks, aga nagu samas tahaks natuke vittu saata. No ta on su pere, aga miks sa nagu Andre Teedi nüüd taga kuradi suguluse tasemele tood? Ei, no jaa, ei, ma ei räägi, et mul Andre Teet on nüüd sugulane, ma räägin, et mul kuradi... need inimesed. Lähedane inimene Andre, ja. No ma ütleksin, et uus aasta lubatus oleks siuke poolvehmelt inimesi vittu saata. Et siuke võimalikult armsalt, aga öelda, et no nüüd on nagu halvasti. Noh, mis sa sellest arvad? See on hea, ju? Ei, see on väga hea. Ja. Mis sul on? On sul ka midagi ma tahan rohkem sisu toota. Mul juba kooliga seoses selles mõttes tuleb, just kuradi tegime väikest dokumentaali. Siin midagi suurt rääkida ei ole, see on suke esimene projekt grupiga, midagi hullalaad ei ole, aga nii või naa, kooliga tuleb sisu ja ma tahan lihtsalt mingit sellist asja teha, no. Ja võib-olla, no mine ei tea, võib-olla väiksele kuradi filmifestivalile ka nagu vaadata sinna poole, proovida, vaadata, mis saab, on ju. Torontole või? Vancouver või Toronto? Kõigile, ma arvan, ma võtan kõige selle suurema ja tähtsama kohe, ma arvan, ma saadan mingi vlogi lihtsalt neile. Vaata, mis nad sellest saada Oskari neid varbaid, noh. Siuke montaaž, kollaaž lihtsalt. No jaa. Okay, no fair. Ei, sisu on alati tore luua. See on isegi ilus title. Ma selles mõtteks tahaks nagu vähendada sotsmeedia kasutamist ka, sest et ma saan aru. Ma istun nüüd TikTokis, on ju. Kui ma TikTokis istu, siis ma istun Instagramis ja vaatan sealt TikTokke. Aga ausalt öeldes, mul on siuke tunne, mulle aitab, ma tõmban Instagrami maha. Sest et, no mis asi on Insta? Seal ei ole mitte sittagi.
ma hoian seda lihtsalt, kuni ma võib-olla aastas panen sinna ühe pildi, on ju, et ma tahan võib-olla kellegi teise lõusta ka näha, aga saad aru, mul on Instagram täis meemi page, ma ei näe inimeste lõustasi ja absoluutselt, miks mind kotib, et kuradi keegi kuradi sündis laps või midagi. Kolja läks kuradi kooli ja Priidul tuli laps ja Siimul on kuradi auto katki, noh. No mida, on ju. Snapchat on surnud või tähendab Instagram. No ma tunnen just, no okei, no oleneb, kes sul Snapchatis on, mõned on siuksed vahvad tegelased, aga ma tunneks, et rohkem Snapchatil on surmaõngu küljes, kui on Instagramil. Instagram on, ma ei tea, minule küll, mina olen suur meme page'ide fänn, tapa võib maha, aga mõned on väga wholesome, mulle meeldivad juba, see meemid on ka juba just nagu, et Instagrami meemi tegijate kohta või nagu meme adminite kohta, et see on siuke väike nagu insight thing, aga TikTok, sa siis ütled, et TikTok on parem kui Instagram. No kuule, need samad meemid, mida sina Instas vaatad, on TikTokist. Ja need on veel mingi 2-3 nädalat hiljaks on TikTokid. Hallo, on ju. Pilte on ka seal või? Seal on ainult videod. Mul ei ole TikToki, mul ei ole mitte kunagi olnud TikToki ja ma olen kõigist kõige parem. Ma tunnen nii, mul on moraalne high road siin lihtsalt võtta. Ma tunnen, iga päev tunnen teistest paremal ennast selle pärast. No võt, tegelikult mul oli sama asi, aga nüüd on aeg, see aeg on mööda läinud. Kõigil ühiskonnal on ka edasi läinud. TikTok on siin ja ta jääb ja see on võrratu koht sisu jaoks. Ja tegelikult seal on väga vaid benefite aga noh, ja muide pilte on seal on pildi kollaažid, yes. Aga TikTok on ikkagi parem kui Insta selles mõttes. No ma ei tea. Seal on see algoritm, on ju, ma korraks natuke kaitsen algoritmi ja siis ma totaalselt tirin selle alla, sest et ma olen suur õuduse fänn ja mul on sattunud sinna algoritmiga väga huvitavad sellist horror ja mingit sellist contenti, kus ma olen saanud ideid, et türa, ma tahan ise ka sellist videoformaati või mingit sellist efekti proovida. Väga cool. Kassimeemid. I love kassimeemid, bro. Miks siuke reaktsioon? Hallo. Kassimeemid sitaks naljakad. Kakle muga. Ma ei tea, ma alusta kõigepealt. Mis sul nagu kaitseks on öelda? Kassimeemid, siin ei ole midagi kaitsta ju. No okei, kui mingi kurb kass on, eks I'll give you a kurb kass, aga lihtsalt see on mingi see, et ma ei tea, kass mängib klaverit, no see on nüüd 2005 aastal. Ma mõtlen ikka rohkem sellist, et sul on kuradi 2 käega on kassipaeg niimoodi maast üles tõstetud, et ta on nagu 2 jala peal, siis ta on suur punnis kõht ja siis seal on nool, mis näitab verivorst. Täis verivorsti, see on sitaks naljakas, come on. Sa saatsid mulle selle ja mul ei jõudnud kohale, ma pidin ausalt üles tunnistama, et kus on see nali, otsin teda kassi käppade juurest, otsin seda kõhu juurest, selle verivorsti saini juurest, aga ma ei leidnud teda ülesse. Võib-olla ma olen loll. Kuidas sa oled nii rumal, come on. Suure kõhuga kassipoega, see oli talvel saadetud jõuluajal, täis verivorsti. Noh. Kas sa ei tunne nagu sa oleksid see kass? Mitte, ma ei söönud see talv, see jõul nii palju verivorsti, aga nagu, come on, see on samastuv eive. Mina ei söönud üldse verivorsti see jõul, minu jaoks olid rasked jõulud, nii et võib-olla kõik, kui sul läheb hästi, see ei tähenda, et teistel kõigil läheb hästi, eks ju, verivorsti suhtes. Ma ei teadnud, et verivorst on privileeg, andke andeks. Jah, kõigile ei vea. No ma ütlen, et kõik kassimeemid ei ole halb, aga kas see on mõjuv argument sinu kasuks, on ikka väga kaheldav. Okei. Kassimeemid, ma arvan, kuulaja nõustub minuga, sest et ikkagi enamus, come on, kassi content on sitaks nice. Aga seal on ka kõik need muud asjad, mis sa Instagramis näed, kõik need cool edits ja kõik need, mis on kuradi popid, need tulevad TikTokist. Aitäh. Nii, nüüd ma tirin aga TikToki alla. Passkoht, sest et ma reaalselt panin ükselt tähele, kuidas see kuradi algoritm ja kuidas seal nagu selles äpis istumine nagu tegelikult painutab su mõtlemist ja kuidas ta proovib siin mingisuguse kasti panna.
algul, kui ma alustasin kasutamist, algoritm tundis mind, siis vahepeal toimus shift ja nüüd saab mind nii närvi, kuidas ta arvab, et ma olen depressioonis, kuidas ta arvab, et mul on mingisugused ADHD-d ja kõik mingid siuksed, diseases, no tõenäoliselt natuke autismi on ikka, no sellega ma arvan, ei vaidle, nõustun täiesti, olen endale võtnud, teeme nii, mul ei ole vaja kuradi sellist fucking ADHD paska, et kuule, teate seda momenti, kui te kõnnite ühte tuppa ja olete mingi, oota, ma ei tahtnud siia tuppa tulla, mul oli vaja sinna tuppa minna, teate, et muide, paberitega psühholoog siin, see on ADHD üks sümptonitest. Tapa ennast ära, mida sa ajad, vabandust, nii, ma ei taha niimoodi öelda, ma vähem sellist ranget värki, aga kuule, see, mida vittu? Varsti sa ei saa kuradi susse ka jalga panna ilma, et see oleks kuradi autismi või ADHD kuradi sümptom, mida jääb nii närvi. Ja lõpuks ma paningi tähele, mul läks elus kõik väga hästi, kõik oli väga timm, ma teen TikToki lahti ja ta on mingi, kuradi, never give up, vaata, ja it will get better, ja you gotta grind, bla, 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 ma olen mingi, shut the fuck up, ma panin näpi kinni, ma ei taha seda enam avada. Siit koht. No peaksid Instagrami minema ja vaatama mingi pool tuttavat persepilte, ma arvan. Jaa, 360 pikslit, mingid repostitud meemid, super, seda ma tahan. Ja siis on need fucking down meemi page'id, mis võtavad kuskil OnlyFans mingit diile vastu ja siis ma vaatan, mu feed on fucking reaalseid nibusi täis. Disse. Perset. Ja sulle ei meeldi dissid, ju? Ei. See oli päris kindel ei. No mis ma ütlen? Ma ei taha oma feedis seda näha. Ma ei taha, türa, sa teed oma mingid, mis iganes kuradi asju sa päeva jooksul teed, sa avad oma telefoni ja siis Instagram ja järsku on kuradi neuron activated. Oli mul seda vaja. Mine tea, mul on äkki lapsed selja taga, mul on äkki pere selja taga. Kõik vaatavad, mis ma telefonis teen. Ma olen mingi, las ma näitan Instagrami pilti ja feedis esimene. Isa, tule vaata, ma teen Instagrami lahti. Vaata, mis ma postitasin ja rinnad. No okei, ma annan sulle seda, eks ju, minule ei meeldi suvalist inimeste disse küll näha, nagu selles suhtes, et ma vist olen juba seda ennevalt ka maininud, eks ju, aga softcore porn, mida see annab, mida see kellelegi enam annab, eks ju, me oleme interneti ajastul sündinud, see on natukene igav, et mina ikkagi, ma ei laseks Instagrami nime niimoodi maha teha, mina vaatan esiteks MMA content Instagramis, sa loomulikult oled soy boy siin, eks ju, sa ei tee teistele viga, väga imelik, väga rõve. Ja ma saan aru ka, et ma praegu räägin vale inimesega, ma räägin pornosõltlasega ja kui ma räägin talle, et ma ei taha disse näha, siis ma olen närvi. aga jätka. No okei, ma ei lähe disside pärast Instagrami tabast, ma olen ikka Redditis, see on ikka meeste koht selliste asjade jaoks, eks ju. Aga kui me räägime still Instagramist, siis mulle meeldib näha, kui insane meeme mõned inimesed postitavad või kui igavaid asju inimesed nagu, like'ivad, neile meeldib, nad arvavad, et see on väärt jagamist, see on nagu Jesus Christ, päriselt või. Aga loomulikult see on natukene sisutühi küll to keep updated või nagu siuke nagu in the loop olemast, siis ma ei tea, mulle Instagram ikkagi nagu mingisugune täng seal on ja treeningvideod, seal on, mina olen fitness content'i päris head näinud. Okay. Mitte ainult dissidega, vahest on ka, või dissidega ikka, aga siis on vahepeal nagu siuksed nüüd suured nagu black eyed titties, vaata, nagu need on nagu mäed, seda on uhke vaadata isegi, see nagu silm puhkab ja selle peale vist. Et mina olen nendega väga rahul olnud ja siis samuti obscure või nagu siuksed hästi deep fried, kõige debiilsemad meemid, ma ei ole TikTokis käinud, aga TikTokis on ikkagi tavaliselt mingi video ja ongi sul mingi editing efektid ja värki, aga ma räägin siuke puhas, siuke 100% filtreerimata, näiteks see the time for self-care is over, the time for others harm has begun, eks ju. Seda sa ei leia TikTokis sellist asja.
härra. Ja siis see, et kus üks tore daam muutub gepardiks sinu silme ees, väga halvasti animeeritud ei, nii on, formaadis. neid on, ma räägin. No aga järgmine kord, kui nagu... sa Instagrami lähed, vaata, kui palju videotel on fucking TikToki tag või see kuradi asi. ei jaa, no ma olen nõus, aga need on video, ma räägin sulle lihtsalt pildid küll, 2D harilik meem, harilik ürgmeem. Et I rest my case Instagrami jaoks. Jah, okay. Aga ma lihtsalt pean ütlema, ma olen mugavustsoonis ja mul on vaja lihtsalt mugavustsoonist välja saada, aga türa, kui ma TikToki kolin, siis on küll kõik minuga. Aga Reddit, palju sa Redditis oled? Mis asi see on? Ma ei, vahest ikka... No oleneb, eks, oleneb ajast. Sa saad nii palju erinevaid asju seal teha, eks ju, seal on näiteks palju Balti meeme, mulle näiteks Balti meemid meeldivad, okay. Mõned teevad lätlaste kohta nalja, mõned teevad leedukate kohta, eestlaste kohta, seal on igasugust multikulturaalsust on seal. Mulle meeldib Circle Jerk Redditid, mis on siis, oletame, on siuke inimesed on geograafiahuvilised, no mingisugune pede on, võib-olla mitte mina, aga siis tehakse siuke asi nagu Geography Circle Jerk, mis on siis nagu imposter põhimõtteliselt. Ja nad teevad siis nalja nende vendad üle, kes siis seda geograafiat tõsiselt võtavad. Või nagu, et ma ei tea, teevad mingisugune, ongi Circle Jerk meemid, et sa oled nagu, et jaa, türa, et oi poisid, et see on aus vend. Ja väga sürrasjadele leiad selle asju. Ja ongi, ma tunnistan ausalt üles, siin on pornosegment siis, kes on lahe atmosfäär. Tarui. Võib-olla negatiivne, aga seal on variety. Variety on super. Ma ei kujutaks ette, kus mujal sellist asja näeb. Võib-olla tõesti mingi Tumblri ma ei tea, sügaval ürgkoobastes. Võib-olla seal kuskil leiad. Aga Redditis on lihtsalt see, et sul ei ole võimalust mitte leida midagi, mis sulle meeldib, sest sul on curated subreddits, sa panedki, et ma ei tea, minul on tavaliselt nimede järgi kinna peale minekud, eks ju, kuradi tegelikult pornosegmendis mina tahtsin just rääkida plastic surgery'st, mis nagu, me oleme võib-olla juba eelnevad natukene coverinud seda teemat. Tuttav, jah, aga just see butterfly efekt või kuidas inimene muutub, ma ei tea, mulle evolutsioon võib-olla väga meeldib, ma mängisin Spoori liiga palju väiksena, see võib-olla mulle kuradi porno valikusse ka sinna sisse läinud, aga kui sa näed, et kuidas inimene areneb ja muutub, siis see on nagu põnev, see on nagu oi, midagi uut, ja siis võib-olla keegi võtab oma dissid ära ja sa oled nagu ohoo, selline oli päris tore, päris põnev vaadata. No loomulikult see on nüüd väga individuaalne värk, aga still Redditi suhtes, mis on siis suurim positiivne, suurim miinus, mina ütleks on see, et sa näed selle minutilised klipid, maksimum minutilised klipid, ja siis sul on nagu full dopamiini laks, sa saad nagu, et nii, üks klipp, pamm, teine klipp, pamm, kolmas klipp, pamm, ja siis sa saad kogu aeg, vaata, sa ei pea committima, sa ei pea olema nii, ma valisin, muidu on see tavaliselt, vähemalt siuke neti.ee aegades, mina mäletan seda asja, et sa lähed, valid, sa lähed niimoodi, et nii, vaatame seda, sa oled, ei kurat, see ikka ei lähe üldse, nii, ja siis lähed, võtad järgmise, siis lõpuks tunned, et võib-olla see ei olnud isegi worth a nut. Ja tavaliselt, there ain't nothing like a good nut, aga kui sa you fuck the nut, siis mis me üldse tulime siia tegema. Et siis see variety annab juurde, aga samas, kui liiga palju valikut on, siis see ka hästi ei ole. Võt. Okay. Ma mõistan, on sul mõtted? Ma kujutan lihtsalt sind väikse kuradi 12-aastasena neti.ee niimoodi, et sul igas sa right-klikid, võtad selle pildi aina, et ava uues selles avalehes, klikid sinna uue avalehele ja siis ta niimoodi lünklikult vaata laeb. Niimoodi, sa näed, põlved tulid, kõht tuli, tisid. On ju? Yeah, that's the good stuff. Ma ütlesin, mulle nägu meeldib kõige rohkem, kuule, come on. Ma läksin nägusi vaatama sinna ikka. Okei, no...
mitu asja ikkagi, mind huvitab evolutsiooni suhtes ja siis ka valiku suhtes ka, kas see ei ole mitte nagu superior valik? ausalt öeldes mul läks vahepeal su küsimus täiesti nagu kaotsi, sest noh, sa hakkasid lihtsalt kirjeldama siin ja siis ma hakkasin selle netipunkti peale mõtlema, nii et küsi nüüd uuesti. Mis sa teada? Tegelikult võib-olla ametlikku küsimust ei olnud esitatud, mille pärast ma vabandan. Alustame evolutsiooni suhtes, disside evolutsiooni suhtes. Kas võib-olla sa ei ole siuke degeneracy faasi jõudnud, võib-olla sa nii kaugele sügavustesse ei ole langenud, aga kas mitte ei ole põnev vaadata, kuidas nagu üks sama inimene saab nii mitut sorti välja näha, isegi juuksevärvi muutus minu arvates täitsa annab väga palju juurde ja see saab nii põnevamaks asja muuta. Võib-olla sa loomulikult ei harrasta sellist attentive porno vaatamist, võib-olla sa oled siuke, et come and go sorti tüüp. Ei, ma tulen koputan uksele ja vaatan sisse ja lähen ära, aga ma näen nagu iga kord, kui ma piilun, siis sa istud seal kuradi sees, sul on jalad kohvilaua peal ja noh, täielik tseen käimas, on ju. Nii et ei, mul ei ole niimoodi before and after pilte niimoodi võrrelda, aga ma selles mõttes nõustun, et juuste punktiga tõesti inimene totaalselt muutub ja noh, ma olen ju ise kurat siin vahepeal vist lugesin kokku, mul on vist 8 või 7 erinevat värvi või nii-öelda värvikombot olnud peas, nii et ja muutus totaalne. Nojah. No see jällegi degeneracy suhtes peab ikka minu poole pöörduma, ma arvan, et seal nagu natukene häbi hakkab sinu pärast, mitte minu enda pärast, et see hirmus. Aga oot, teine küsimus oli see stimulatsiooni suhtes, eks ju, või nagu sul valiku suhtes, või kui sa lähed pornograafiat valima ja sa tavaliselt ikkagi, sa võtad selle thumbnaili järgi, aga nagu võib-olla ei ole päris see, et selles suhtes see ekstra valik, mina alati propageerin seda, mida ma olen arvatavasti kindlalt juba korduvalt teinud siin saates, aga see mäluga on nagu on. Ei, valikute poolest, noh, nagu su jutt see, et kui sa oled suhtes, et siis varuplaan peaks olemas olema, et siis see on jällegi nagu valikud, on ju. Ei, ma samastun su mõttega, aga ma ei ole ennast leidnud hiljuti nüüd nii suure probleemi all, et no kurat, vaatad seda avalehte ja no tuleb kuhugi mujale minna, no siin on liiga palju valikuid, on ju, ja mine tea, siis lõpetad kuradi, mis see Eesti sait on, iha.ee, on ju, seal on vapsee vähe valikut, aga no näed jällegi eestimaine, on ju, kodumaine, mahetoodang. Ma peaks review tegema, ma ei ole iha.ee-s käinud, tunnistan ausalt ülesse, ei ole jah. Ma peaksin, võib-olla äkki see on osa, kus me lihtsalt võtame ette, siis sa tutvustad mulle. Minul tekkis huvi mõned aastad tagasi ja selleks, et nagu nüüd näha uncensored stuffi, on ju, muidu sa saad seal pesupilte vaadata nii palju kui tahad, aga kui sa tahad ikka uncensored näha, siis vist 2 euri pead maksma, siis sa saad vist nädal aega vaadata või midagi sellist. Ja need on lihtsalt dissid või? Ma vaatan lihtsalt disse või? Kui sa ei maksa, siis sa näed lihtsalt pesupilte ja võib-olla natuke kanni, kui veab. Aga maksad 2 euri, no siis sa näed juba võib-olla, kuidas ennast Raul katsub ennast. Et see on päris vägev, see on väärt minu meelest. Tiina võtab üksid jalast. Okei, no aitäh tutvustamast. Kus ma üldse nüüd pornosegmenti siis? No me rääksime sotsiaalmeediast. No aga sa ei kasuta Redditit, siis sa tahad mulle väita või? Tead, ma olen selle paar korda alla tõmmanud ja mõelnud, kui ma siin D&D-ga tegelesin, et siis ma olin mingi, et ma kõik lähen uurin ja loen, aga kokkuvõttes ma ikkagi ei kasutanud seda, ma ei jaksa seal lugeda ja kokkuvõttes ma ei kasuta üldse. Aga ma tean, millega me võime, ma arvan, nõustuda. Twitter, mõttetu koht. Ära hakka päriselt või? Ei no okei, ma ei ole kasutanud. Lihtsalt, aga kust tulevad mul lemmikmeemid? Tihtipeale lemmikmeemid on lihtsalt mingi Twitteri kuradi postitus. Jah, aga vaata, kui sa ise seal oled, siis sa naturaalselt ei satu lihtsalt sinna peale.
Kes otsib, see leiab äkki. no jah, okei, aga minu meelest see on nagu ekstra kuradi energia ja tähelepanu ja jõud, mis nagu kurat, et nüüd olla kursis kõigega, mis toimub ja pljääd, kui palju mul on vaja seda, et ma kõigega kursis olen. Väga halb argument, mis mul öelda on, no ma nõustun, aga väga halb argument. Ma arvan, ma proovi uuesti, no kursis võiks ju ikka olla ju. mis asja? Sa ei taha kursis olla asjadega või? See ei ole ju negatiivne ju. No kursis sellega, et kes keda Twitteris solvas ja saad aru ju, Twitter on siuke koht, kus seal on kõige vähem vist kasutajaid, aga see on kõige valjem koht. Nagu ei, ma ei hooli türa, mida kuradi Trump seal ütles, Joe Biden või fucking Kanye ja kes mida promob, on ju. See on jee, türa. Aga mis värk sellega on? Ma ei ole kursis. Ta muutis ametlikult nime ära, nüüd sa ei tohi teda, nüüd ta on kas jee või Hitler. Kas päriselt Hitler või? Ei. Okay. See oleks päris ägedel, see oleks boss move. No kui sa juba ütled, et I love natsis, siis türa mine go all in, baby. No. Ma ei taha kuulda seda, et sa lihtsalt lähed half-assima sinna. No. Väga, väga big yikes. Defcon 3-si. Ma siin taustal praegu uurin iha.ee-d ja no see on kuradi varajane netiajastu, no. Sa vaatad seda disaini, sa vaatad, mis siin, kuidas see leht on üles ehitatud ja oi plää. See ei ole see. Top trans. No nii, siin on transi pildid. Leidsid lõpuks midagi endale. Plaan B. Issand jumal, okei. No see inimene tundub nagu ma oleks teda vahepeal TikTokis näinud. Issand jumal. Oi. Ema, sina! Miks mida vittu? Seksikad jutud. Selle ala nägemiseks peavad olema sisse logitud. Türa, see oleks hea content too. No järgmiseks korraks ärme nüüd kõike kuradi pornosegmenti ühe korraga ka ära teeme. Pläät, ei, ebaeroonselt, palun pange see kirja, me peame iha.ee kuradi jututubas minema. Tubasse. No mis seal ikka, sul pidi, oot, tead mida või? No, see on nüüd rough transition, aga mina sõitsin täna esimest korda elus rattaga. Kas sa huied? Ma ei huie sinuga. Mida vitta? Ma ei ole mitte kunagi elus rattaga sõitnud. Tere, mis lapsepõlv sul oli? Mida sa tegid? Kurb lapsepõlv oli. Ma olin Redditis. Sa kuradi said 6-aastaseks ja kuradi pandi metallkiiver pähe ja püss kätte ja siis läksid kuradi kaevama või? No see oli osa, aga ma ei tea, asi oli selles, I got lost in the sauce minu arust, sest ma ei käinud lasteaias, eks ju. Ja enamus õppis... Oota, see on loor, mida kuulajad ei tea vist. No võt, aga seletab nii mõndagi, eks ju. Peale seda, minu arvates enamus õppisid seal rattaga sõitma. Nii, siis oli juba natuke rough stuff, eks ju. Ja siis mul oli kuradi siuke developed social anxiety, ma olin kiire learner, I suppose. Developed social anxiety oli juba siuke esimeses klassis sellepärast, et ma ei oska rattaga sõita. Ja siis see tuli nagu, ainult läks nagu hullemaks ja siis oligi, et nagu, you know, mis see on, Bernie Madoff või kes oli, et kes seda Ponzi skiimi tegi, et seal lihtsalt see lai läheb üle kätte. Ja siis see läheb nagu suuremaks ja siis ei saagi midagi teha, no siis saab, ja siis lõpuks ma hakkasin seda ausalt üles tunnistama, mis oli väga liberating. Ja siis oli juba siuke, et noh, see on nagu part of the deal. Näiteks ma sain naisi niimoodi, mulle ütlesin, ma ei oska rattaga sõita, siis kõik on nagu, ma õpetan sulle. No ja siis ma olen nagu, jõudu. Sa ei õppinud ikka ära, kui need näitasid. No aga kuidas ma naisi saan, kui ma rattaga oskan sõita, ma ei oska teistmoodi sebida neid. Okay. Aga jah, siis oli väga raske periood oli elus, kui ma tulin siia Iirimaale siis ja inimesed panid rattaga ringi ja mina ei saanud osa võtta. Ja tundsin väga üljatuna kuni siis tänase päevani. Okei. Küll ma sõitsin elektrirattaga, mis on natuke cheating,
aga noh, mis seal ikka, no kui ma neid abirattaid ikka ei võta, vaata, mõtlen, noh, siis oleks ka natukene ebamaine, aga ma läksin ühte hästi vaiksesse suburbiasse, Kulde Sakk, ma ei tea, kas keegi teab, mis on see nende tupiktänavatega piirkonnad. Ja siis leidsin, siin on see renditav ratas, leidsin ühe selle ja hakkasin väntama. Väga raskelt tuli, usute või usu. Vaatasin ühe video ka, How to ride a bike as an adult. Ja no main asi oli take it slow, aga see on elektriratas, see sõidab see päris. Kohe uhama ja... See hakkab andma raisk. Ja siis ma pean ütlema, et vähemalt oli tore olla center of attention. Sest no kui sa kujutad ette, siis natuke vobeli on asi, eks ju, sa ei sõida päris straight ei sõida, eks ju. Siis ma paningi nagu küljelt küljele, lihtsalt järjest lased ja mingi vana tädi lihtsalt, ma näen, et ta räägib telefoniga ja siis on nagu oi, ja siis lihtsalt paneb telefoni kõrvale ja siis lihtsalt vaatab mind, suu lahti vaatab. siis ma tulen tema juurde lihtsalt kuradi eks ju. It's sorry, this is my first time. I just came here. I wanted to learn. Siis ta on okei. Ja siis ma lasin edasi jällest. Oi. No, ega ma suurele teele ei julge ikka veel minna, et siis ma lähen ikka veel terroriseeriks neid väikse... No mulle meeldis, et lapsed lasid abiratastega, siis ma olin jumala selles, ma olin andke mulle ka. Mul oleks vaja praegu üles. Aga see oli kogemus. Oi, pljääd, ei no, meil on ka sõber, kes ei osanud või ta vist, ma ei ole vahepeal update'i saanud, ta vist ikka veel ei oska ka jalgrattaga sõita ja ta ei oska ujuda. Ja mina mõtlen, türa, vaata, see on see koht, kus nagu, you know, mis on see loodus peab valikuid tegema, you know. Ja survival of the fittest. See inimene ei saaks eksisteerida. Aga noh, meil on selline ühiskond, kus meil on kogu aeg see võrk all ja no näed, mitte ujuja on elus ja ta ei oska jalgrattaga sõita ja ta ikka elab nagu kuhu meie sotsiaalmaksud ja asjad lähevad, on ju. Noh, sellistele inimestele. Saavad toetust selle pärast, et nad ei oska rattaga sõita ja ujuda, noh. Putsis. Ma ei tea, ma toetust saan saada. Sa saad minna ja taotluse teha kindlasti. Saad mingi 300 eurot kuus selle eest. No ja see on päris hea evidence küll, et sul on puue, kui sa fucking rattaga ees ka sõid. Ei no, okei. Ujumine, jah, no siis on ikka natuke rough stuff, kui sa ei oska ujuda. Mul näiteks sukeldumine absoluutselt ei meeldi, mul sellega on jumala putsis, nagu ma olen lihtsalt nagu no boysid. Ma ei taha, noh, see on jälle, ma juba kujutan ette, see on täpselt see, kus ma rääksin, et mulle ei meeldi vaarikaseemned, et nad lähevad hamba vahele, aga ma ei taha oma ninna ega kõrvadesse vett. Okei, mulle ei meeldi. Ma võin koera ujuda või panen konna, vaata, pam-pam. Noh, jumala tore. Aga mulle need ekstreemsemad asjad ei meeldi. Kas sa kuradi hingad vee all, et sul kuradi vesi fucking ninna läheb? No okei, no see oli rohkem sukeldumise suhtes. See oli nagu, vaata, kui sa... Ikka ei lähe ju. No ma ei tea, no türa mina olen küll, kui ma olen hüppanud, vaata. Täitsa olete pannud tikku, vaata, paned ju, eks see sisse. No ta ju loogiliselt läheb sul, force läheb alla, vesi tuleb ülesse. Ma ei ole kunagi saanud aru, miks inimesed või noh, üldiselt need on lapsed, kes hüppavad vette ja nad hoiavad ninast kinni. Ma ei ole seda tunnet tundnud, võib-olla ma ei mäleta, aga see ei ole nagu common asi, mis juhtub, et sul lööb laks kuradi vesi ninna. Kui sa hüppab pulka, siis türa äkki sul on kuradi, sa vaatad sinna, kuhu see tuleb, sa ei ole nagu niimoodi paralleelselt on ju veega, et see lendab sulle põmm aiu sisse ära, loputatud, kõrvast tuleb välja. Ei, see ei ole asi, mis juhtub. Äkki no see ongi, ma tahan vaata kogu aeg, mu lõuajoontel on näha, vaata, ma olen nagu insecure selles suhtes, et siis ma tavaliselt
gang sign'id üleval, no okei, no jah, ma mõistan, no ja selles suhtes, et ujumine on siuke survival skill, no ma tunnen, no võib-olla tõesti, kui keegi siin mingi sarimõrvar ajab taga ja siis sa pead rattaga sõitma ja siis nüüd, kui sa ei saa hakkama, et siis on natuke embarrassing või sa selle pärast ära sured. Give you that one. Aga veel naljakam siis, kui sa tol hetkel esimest korda hüppad jalgratta peale ja sa kukud nii õnnetult, et sa sured enne, kui sarimõrvar jõuab seda teha. Türa, ma oleks, see piirkond, kus ma panin ka rattaga ringi, mine munni, seal on nii kallid autod olid ka, et ma lihtsalt olen okei, tõmbab ära, no oi, pljääd. Issand, ma ootan seda esimest emotsiooni ja kogemust sul, kui sa ilma käteta õpid ära sõitma, mine pekki. Ma ei usu, et see päev tuleb, see on uskumatu. Tere crazy, ma räägin inimesega, kes ei oska ilma käteta sõita raisk. Ta ei saa võtsi, sa ei pea niimoodi. No ujumine, mina olin 8 aastat ujumistrennis, on ju, terve mu pere on kuradi ujumistaustaga, kõik lapsed pandi kohe, nii kui käima hakkasid, visati basseini ja siis pidid hakkama saama. Tegelikult mul on õde ja vend, aga tegelikult mul on veel nagu neli nagu väikest pere siblingut on olnud ka, aga need lihtsalt ei uppunud nad ei jõudnud pinnale lihtsalt, on ju. Need minu vanemal vennal, õel vedas, minul ka, peale mind rohkem lapsi ei survival of the fittest jällegi selles suhtes. No täpselt. Kas sa teed oma lastega ka nii? ma arvan, et nähes nüüd, et kuradi jalgratastega on siuke jama, siis ma arvan, et ma teen jalgratta survival to the fittest, et panen ta lihtsalt sinna kuradi istme peale ja nüüd sa pead kuradi koju jõudma. Pane triatloni tegema kohe. Visast välja. Sõidan autoga kuskile poole sinna kuradi Tartu-Tallinna maantee peale, panen ta tee kõrval maha, panen talle jalgratta sinna ja siis sõidan koju, ütlen, et tulgu ratta peal on ju koju tagasi. Kui ei jõua, siis on nii, mis teha. Oi, meil mõlemad saavad head vanemad. Ma olen mingi kuradi helikopterpärend, ma olen lihtsalt nagu, ma olen endal jalgrattafoobias, ma olen nagu, ära vaata sinna poole, ära vaata. Ma tean, et nende lapsed, nad tunduvad, neil on väga lõbus selle rattaga, aga see on üks hirmus asi. Ja mina olen väga drastiliselt mõjutatud nendest jalgrattatest, nii et mina ei tahaks, et minu laps oleks ka selline rõve jalgrattur. Ja siis seda koolis kiusatakse, sest et ta on ainuke, kes ei oska. No aga ta on turvaline, et ma tean, et temaga midagi ei juhtu vähemalt. Aga jalgrattasõit oli ikka lapsepõlves nii suur kuradi vägev asi, ma ei tea, mida sina sellel ajal tegid, kui meie kuradi GTA San Andres oli suur asi ja siis põhimõtteliselt tegime niimoodi, et me mängisime politseid ja pätti ainult et ratastega ja meil oli siis 2 BMX-i, need olid siis pätid ja minul oli maastikuratas, millel oli pakikas ja mina olen juht, mul on taga siis vend, kellel on uusi, ehk siis kätega lihtsalt tegi ja suuga siis häält ja siis need BMX-i vennad sõitsid kuradi slaalomid autode vahelt, kuradi hüppasid ja meie mäng oli siis nagu selles, et see klassikaline politsei pätt, aga mõte on sama, et siis nemad on nagu võmmid ja meie oleme pätid ja see kõmmutab uusiga ja siis need BMX-i vennad püüavad siis kuulides dodžida, nad vahepeal käivad meelega pikali, et oleks action ja siis sul käib kuradi Sony Ericssoni kuradi tellise telefonist käib sul kuradi Barbra Streisand või mingi muu fucking action laul lihtsalt ja niimoodi sa paned linna peal ringi. Barbra Streisand on action laul, vaata mis asja? Vaata. See Barbra Streisand. Ja, täpselt see, ja. No, see oli laul, mis oli mul Bluetoothiga peale tõmmatud, see oli päris hea tempokas, see sobis väga hästi. Okei. Ei, ma tavaliselt, kui kellelgi on mingi jalgratta lugu, siis ma ei ole neile ütlenud, et ma ei oska jalgrattaga sõita, siis ma nagu, ma mäletan küll, mingi kuradi sõitsime värki ja mul aus oli, ammu ja mul nagu otsest nagu mingist kohe nagu konkreetselt midagi nagu ei oska öelda, aga no päris aus, ikka jalgrattaga ikka sõidad niimoodi, väntad ja värki, jumal äge ja pidurid ja käigud ja jah, ma ei ole nendest veel aru saanud, aga
ma jõuan sinnani. Pisarad tulid ka, kurat. või pljääd. Kas sul, ei, autoload sul on, ja. Ma praegu ei käi koolis ei käi, jalgrattakoolis ka ei käi. Aga ma käisin, tead mida, tegelikult see on nii naljakas, ma käisin seal jalgrattalube tegemas, aga ma ei osanud jalgrattaga sõita. Tere, see oli nii ma mäletan nendes tundides meil lihtsalt räägitakse nii, et nüüd selles teooria osas, eks ju, et need on need liiklusmärgid ja praktika osas peate slaalomit tegema värki ja me mingi harjutasime, tere, see on ka ikka selline ikka häbi. Me harjutasime paremale-vasakule vaatamist, eks ju, et kui sa pead nagu ikka full keerad pea ära, eks ju. Ja ma kukkusin tooli pealt maha, kui me klassis tegime seda harjutust. Saad sa aru? Sa oled reaalselt õpiraskustega, mida vittu? Aga või nagu kõikides asjades ka inimesed teada ei ole, vaata, et ma oskasin matemaatikat. Käib kummuli. Hooperkuuti. Aga kui sa ei ole varem teinud seda, eks ju, see on ohtlik värk, iga asi võib sa peaksid kogu aeg kiivrit kandma lihtsalt. Ta viite. Kurat, see jalgratta, mina tegin ka jalgrattaload endale ära, kui need tuli vist 4. klassis vist tuli see, ja no see oli ikka kuradi politsei tuli kohale, sa istusid seal klassis ja sa olid mingi jumala ärevust raha, et saaks see asi tehtud, vaata, saaks hästi tehtud ja ja nüüd me läheme jalgratastega kuradi parklasse ja seal on mingid jooned ja koonused pandud ja siis sa pead nende vahet sõitma ja sa oled mingi shit, okei. Ma tean, et ma oskan jalgrattaga sõita, aga nagu see, et mind praegu kuradi hinnatakse ja ma võib-olla ei saa neid lube, mis siis juhtub, I gotta put my fucking best performance nagu. Kas sa ei jõudnud siis sinna jalgratta sõidama? Mõtle, mis anxiety sul oli, vaata, mõtle, mis anxiety mul oli, ma nagu I gotta figure this shit out real quick, see kuradi õpetaja või see politsei seal klassi otsas vaatab, et kuradi üks vendi suudas selja taha ka vaadata, ilma et kuradi spagaati või kuradi backflipi ära teeb. No olgu, ei tea, kas annab talle, Oi, nüüd see võttis läbi ausalt öeldes, ma tuli kõik lapsepõlve hirmud tulid meelde, ma mäletan see klassiruumis, ma olen nagu, et vaata, kui sa jalgrattakoolis kohal käid, siis mitte keegi ei arva, et sa tegelikult ei oska jalgrattaga sõita, eks ju, see on hea cover, see on vähemalt siis mida vittu mees, kas sa ei teinud siis seda sõitu ära või? No ma ütlesin, et kuule, ma ei saa jätkata sellega praegu hetkel, et mul on nagu teised projektid, ma tahan seda stand-up'i karjääri ajada ja mul ei ole nagu otseselt aega, et mul on nii palju tegemisi, aga ma teile soovin kindlasti edu ja ma ise siis jätkan lihtsalt praegu niisama jalgrattaga sõitmist. Okei. Türa, see on küll kurb. Ja ma siia nüüd lõppu mainisime politseid ja mul oli täna politseiga väike asi. Rabelemine. Jäin jalgrattasõiduga vahele ja lubasin. Tegelikult ma olin teen linnas mängimas ja siis vaatan, kurat, võõras number helistab. Ei võta vastu. 5 minutit läheb mööda, vaatan kurat telefoni ja mulle 4 korda helistatud sama numbri peal. Ma olen mingi okei, panen mängu pausi peale, see tundub vist on tähtis. Halloo, tere, Lääne prefektuurist helistame, kas teie autonumber on see? Ma olen mingi, jaa. Kuulge, et mingi liigutage auto ära, et muidu me viime seal minema. Okei, ma tulen kohe välja. Lähen välja, vaatan, politsei on siis seal auto kõrval ja mida mina olin teinud? Mina olin parkinud, kui ma tulin, ma oleks peaaegu natuke hilinenud, nii et ma tulin kiiresti, vaatan Tallinna need kitsad kuradi tänavad väljaspool linna, nii et nädalavahetus ka pühapäev võis parkida, vaatan, ilus suur auk minu jaoks, tulen pargin sinna, lähen välja kohe, lataki. Ma olin värava ette parkinud, suur märk oli seal, ja tulen siis välja, politsei ukse lahti ütleb, et nägid silti, ma ei näinud. Väravat nägid.
okei. Tead, et oleks praegu natuke veel aega läinud, siis oleks ära tassinud, 32 € oleks läinud. Ma oleks pidanud homme Pärnusse minema, see oleks päris halb olnud. Ja, okei, oleme tähelepanelikum. Jah. Sain ära pargitud, kõik lõppes hästi, aga türa, mine munni, mõtle, ma tulen kuradi välja ja autot ei ole. Ja mul on kuradi kobinad, nobinad, ma ei tea, mida ma teinud oleks, ma oleks nutma hakanud, ma oleks jalgrattaga koju läinud. Vähemalt sul on see variant ära. See on hea lõpp. Mul ei ole midagi muud öelda. No nii, aga kuule, aitäh kuulamast ja egas midagi, no. Cue ta outro song ja näeme järgmine kord või? On nii või? Oled sa siin, Kiur või? Vaid mina ja mu jalgrattas. Kas sa saad, kuule, see on väga hea ju uue aasta mingisugune lubadus, et õpid jalgrattaga sõitma. No mul tegelikult oligi väike lõukis. Okei. Sa ei tahtnud ära öelda, sest muidu ei lähe täide või pärast ei no, ausalt, ega siin on veel mõningaid õppimisi teha, et võib-olla kui ma lõpuks nüüd ka tee peale jõuaksin, no siis läheb ikka asi käest ära, no vaata, mis saab veel. Aga kui mina saan jalgrattaga sõidetud, siis saate ka teie kuulajad oma unistused täide.